Norbert Urt lõpetasime Premium-liiga hooaja 0-3 kaotusega. Need numbrid on üsna rängad ja võtavad tegelikult ka kogu selle hooaja kokku, et kui palju see tänane mäng läks nii-öelda käest ära sellepärast, et väga kiire avavärav tuli? Ei usu, et see selles mõttes mõjutas. Mängulist ikkagi me olime mängus sees ka pärast seda probleemid teksti ikkagi seal väga lihtsates olukordas individuaalselt, kus me lasime vastasel nii-öelda kas enne pealt maha pöörata või siis kaugelt löögile ja neil õnnestus need pallid nagu sisse lüüa lihtsalt. Et samas ikkagi meil teine poolega oligi näha ka juba, et ega me ei lasknud neid nii lihtsalt endale enam oma kasti sinna minna ja hoopis oli meil nagu palju häid võimalusi, mida me ära realiseerinud, nii et jah, seis on 3-0, aga eks seal oli ka jällegi mängu nii ja naapidi. Värava olukorrad, ega meil oli ka neid palju, aga siin tuligi võib välja see, et vastastel oli see 3. koht käes, mängisid enesekindlalt ja ka kogemust on neil rohkem. Jah, et ütleme, et pigem jälle ütleks niimoodi, et ma ei ütleks, et me ebakindlad olime. Et ütleme, täna oli ka sellist koosseisu osa nagu väljakul, võib-olla kuidas on pole mänginud viimasel, et Palatu keskkaits, Toom väravas on ja et võib-olla sellist keemiat ei olnud nii tugevat lihtsalt meeskondlikult, aga samas ikkagi palliga mängiti, oli ka momenti, kus me suutsime just hoida ise rohkem palli enda käes, ka vaste poole me suutsime palli hoida ja ehitada. Ongi, et me ikkagi saime sinna kasti, siis saime headele löögapositsioonidele, nii et see on nagu pigem jäänud nagu selda, et enesekindlust oleks, aga täpselt võib-olla oli nagu vaja seda rohkem fookus sellesse mängu, et see on nagu oli määra, ma arvan, et pisidetailid. Kui palju nüüd tänases koosseisus oli seda, et mõeldes sellele, et meil on teisipäeval nüüd väga-väga tähtis mäng Levadiaga ees? No loomulikult oli. Meil kõik vahetsid ja kõik avakäigud olid ikkagi võetud selle järgi, et oleks piisav arv mängijaid värsked ja samas, kel oli vaja koormust, sai selle koormust täna kätte, et ütleme, et see mäng oli ikkagi puhas taktika teisipäeva jaoks. Ei ole olnud juttu ühest mängijast, Sander van der Streeki pole viimastel nädalatel näha olnud enam, et nagu ma aru saan, on tema hooaeg lõppenud. Jah, me tegime siukse otsuse, et ütleme, jalgpõlv andis nagu 3 korral tugevalt tunda, on ju, väga kiiresti saime selle valu maha ja ta ikkagi teeb korrekult trenni, aga ei olnud mõtet seda riskina mõtta lõpus, ehk et ta oli ikkagi Hollandi mängija ja peame sinna saatma tervena tugevana tagasi, nii et tegime otsuse, et ei kasuta rohkem see aasta. Premium-liiga on nüüd tõesti läbi, et vaadates nüüd tulevikku, kui kindlalt sa ennast tunned, kui palju usku sul on sellesse meeskonda, et ta teeks järgmisel aastal suured sammud edasi? Oi, kindlasti on väga tugev meeskonna tegemist, et me võime vaadata seisu nii naapidi, me teame ise, mismoodi me oleme arendanud seda, mida me oleme tahtnud näha, ehk mis on meie jaoks oluline, et toimib, on ju. Jah, me teame, et kaitsetöö on veel töö, mille kallal tuleb kõvasti teha, seda me oleme palju teinud, aga täpselt, et kõiki ideid ei saa nagu korraga anda ja meeskond ikkagi igas vallas on kindlasti kõvasti juurde pannud. On siin väga häid mänge, mitmeid meil oleme suutnud ka ikkagi juba rohkem teha nullimänge, mida varem nii palju on, et meeskond areneb füüsiliselt, järgmine aasta saame teha korraka ette valmis, meil on treenerite tiim suurenenud selle ajaga, kogu töö on läinud nagu professionaalsemaks, läbimõtestatuks, et kindlasti on loodud nagu hea eeldus, et järgmine aasta teha juba tugevam koos see hooaeg, aga kindlasti peame siin ka vaatama siis täiendusi oma koosseisus, et meil on tegemist, ma arvan, selle liiga võib-olla isegi kõige noorema meeskonnaga, eriti kui me vaatame vähemalt, kes väljakul asuvad meil, et seetõttu on raske loota need kohe nii-öelda, et nad panevad nagu kõigist nii-öelda üle, et nõrgematele oleme juba näinud nagu mingis mõttes koha kätte, oleme saanud suuri võita, aga tugevamatega on olnud veel ikkagi natuke raske, nii et selles mõttes ütleme nii, et potentsiaali on kindlasti siin kõvasti ja järgmine aasta ma usun, saame ka tugevatega hakkama niimoodi, et oleme võimelised võitma kõikina. Ja me ei saa täna ikkagi üle ega ümber sellest teisipäevast, kus vastu astub Levadia, kellel me tänavu kõik mängud oleme kaotanud. Kas sul peas või mõttes ikkagi mingisugune valem on, millega neid nii-öelda siis üllatada nende skooride põhjal, mis seni on tulnud? Ütleme selles mõttes, et meie ideed on niikuinii kogu aeg küpsenud selles suunas, et need on tugevate vastu mängida, et see päris nii-öelda nagu siukest jokrit välja võluda polegi vaja, et me oleme kogu aeg teinud selle nimel tööd, et see mäng oleks nagu terviklikum tugevam, on ju. Et kui me tänagi vaatame värava olukorda, siis ei olnud kordagi probleeme sellega, et me oleksime positsioonist täiesti väljas olnud või vastasele ründas ülekaal, et meil on alati piisav jõud tegelikult vastase ümber ja siis ongi sealt vahelt nagu suudetakse värav lüüa. Eks see on siukest individuaalselt, meil ei ole kõik nii tugevad, et ongi siukest noori mängijad on harida ja mõni vanem mängija võib-olla pole nii veel terav enam võib-olla, et see on see, milles me peame nagu läbi mõtlema, kus täiendusi teha, aga Levadia vastu ongi, et me nagu ütleme, meeskond on väljakul tõenäoliselt natuke teine kui täna oli.
ideed on juba antud, kuidas nende vastu mängida, nii et ma usun, et me oleme ikkagi tugevad, meil on kindlasti võimalus see mäng võita.